See läheb juba. Piir on juba ületatud. Sa läheksid vangi, kui oleks vaja? No, kui on vaja minna, eks peab minema. 100% on võimalik, 100% tuleb sihtida. Ma ei kujuta mitte ühtegi situatsiooni ette, kus tuleb kasuks negatiivne mindset või negatiivne mõtlemine. Sa oled kogu aeg nagu nautinud müüki või? Jaa. Selle nimi on rapeetubakas. Rapeetubakas. Mul on rapeed. Ma arvan, et see on hea koht, kus podcast ka kokku tõmmata. Jep. Väga emotsionaalne, lõppes pisaratega. Teine kordki. Jep. No tere, Erik. Tänud, et külla tulid. Ma tahtsin külaliseks kedagi müügispetsialisti. Sa oled müügispetsialist? No, ma loodan. Ma ei tea, vaatame. Sest üks inimene ütles sinu kohta vähemalt, et sa oled sündinud müügiinimene. Sa ise tunned niimoodi või? Ma lihtsalt lähen eluga kaasa. Nagu. Anyway, introks ma arvan, et me tutvusime ka seal, kus me Steniga ka tutvusime Tao keskuses, siis kui oli selle Isha tasuta jooga workshop ja ma tean sind ühe teise tuttava kaudu, Mihkli kaudu ka. Ja mida sa müüd praegu? No. Kaua sa oled ühesõnaga, sa oled müügiga suht palju tegelenud ja kus sa alustasid, kus sa nagu müügiga alustasid, mida sa praegu müüd? Normaalne intro ju. No kui ma alustasin müügiga ja ma olin mingi 14 siis. Hakkas kohe müüma. Mis oli esimene, mis sa esimesena müüsid? Sa mäletad? No, mida sai müüa? Mida sai müüa? Ma olin koolis, on ju. Ja no ma koolis nii palju... Spikreid müüsid? Jah. Ei, sorry, ma segasin vahele. Ei, ma vaatasin lihtsalt, et inimesed teevad seda uut ägedat asja nagu mokatubakas. Jah. Oi! Ja siis ma mõtlesin, et kust ma saan? Kust ma saan torne? Kust ma saan tornid? Ja siis ma leidsin tornid. Ja siis niimoodi iga nädal käisin linnas, võtsin torne juurde. Ja siis... Oota, tornid tulid Rootsist? See läheb juba... See läheb juba... Piir on juba ületatud. Anyway, oota, nüüd sa müüd midagi, mis saab piiri sisse. Kurat, see on nagu sükene... See on nüüd legaalne. See praegune või? See on nüüd legaalne. See on ametlik, ütleme niimoodi. See on ametlik. Ja sa ei ole kunagi vangis käinud? Ei. Ma ka mitte. Aga sa läheksid vangi, kui oleks vaja või? Ma ei tea. Vangi. No, kui on vaja minna, siis eks peab minema, aga ma arvan, et ei ole vaja minna. Okay. Võib-olla on. Vahepeal on need tingimused, vaata, ma olen kuulnud lihtsalt, et need tingimused vahepeal on veel hulemad kui vangis käimine. Et meil Eestis on suht lihtne see vangis käimine, vaata, kus sa saad tingimisi või siis käid lihtsalt vangis ära. Lihtsam on, mitte nagu USA-s, et sa käid vangis ära. Sa käid vangis ära? Ja siis sul tuleb kõik see arve, kus sa ööbisid, kõik need kulud, mis sa sõid, kõik see tuleb sükene arve sul. Ja siis sa oled elu lõpuni võlgu seal, kuradi, see on jõhker summa, vaata. Aga Eestis sul on... Eestis on nagu vangis käimine veits lihtsamaks tehtud. Lihtsalt mängid PlayStationit päev läbi. Päriselt, ja sööd nii palju kui tahad ja nagu sööd lihtsalt
paksuks ennast nagu põhimõtteliselt. No kui sa nagu veits vastu pead selle vabakasse saad ja no, lebo, täiesti lebo nagu. No Norras on veel lihtsam vist. Jaa, muidugi ja seal on, see on nagu... Ei no põhimõtteliselt vangi pole vaja minna, aga praegu sa müüd. Mida sa müüd? Ütleme jälle ikkagi nikotiini. Sa ikkagi läksid sinna nikotiini peale ja sealt on... Sa tahad sealt ära ka tulla või pigem mitte? See ongi see? Ma mingi aeg võin ikka ära tulla. Okay. See oli lihtsalt nii fantastiline võimalus mul, sest et ma olen ikkagi nagu... Ma ikkagi teadsin, ma teadsin juba kõike. Suitsudest ja veipidest ja pattedest ja Rootsi pattedest, Eesti pattedest ja kõigest juba teadsin. Yeah. Ja seepärast oli mul nagu lihtsalt ikka väga sujuv. Üleminek? Jep. Okay. Normaalne. See, mida ma tegelikult tahtsin veits uurida, kuidas Eestis müük käib ja kuidas sa teed seda? Mida sa siis täpselt müüd? Ütleme nii. Sa võid öelda või? See on nagu, seda sa ei pannud sinna listi, mis teemad, millest ei või rääkida. Sellest võib rääkida või? Ma ei tea, kas see on hea nagu mõte. Lihtsalt on... Kurat. Me võime otsast ka alustada. Okei, no ütleme... Kurat küll. Ei no jah, ütleme nii, ma olen müünud nikotiini. Sa oled müünud nikotiini? Ma olen müünud nikotiini ja las ta läheb. See on normaalne. Ma tahtsin veits uurida tegelikult, keegi ütles, sa minu meelest mainisid ka, et kui sa Eestis teed müüki, siis see veits ongi niimoodi, et sa istud kellegiga maha, võib-olla võtad mingi õlle, võib-olla võtad kohvi, hakkad vaikselt rääkima, kuulad, mis milligramme nad tarbivad, kuulad, mis maitsed neile meeldivad. Või kui toode on hoopis mingi teine, lihtsalt kuulad neid, vaikselt räägid ja sealt hakkad aretama, sest et minu müügitaust, kui ma USAs müüsin, siis see on rohkem nagu siuke hästi palju emotsiooni, kiire liikumine ja nii edasi. Kuidas sa nagu Eestis müüki teed? Sa seletasid suht hästi seda protsessi. Ma ei ütleks, et emotsioon on ikkagi päris oluline. Anna. Eriti nikotiini toote puhul. Selleks, et emotsioon oleks hea, peab olema emotsioon sees hea alguses. See on nagu see põhiline punkt müügis minu arust, et sa pead sees tundma ennast juba nagu väga hästi, ultimaatum hästi, et sul see kandub lihtsalt üle ja klient tunneb sinu pealt seda energiat. Ja tänu sellele see lihtsalt nagu lähebki, et see enda mindset on kõige olulisem. Aga seal on ka, kas on ka see, et sa mingid asjad on, mida sa pead enda jaoks ära otsustama, et ma ei kiirusta näiteks ja ma ei suru võib-olla inimesi. Need on tõenäoliselt igal pool on siuksed, aga võib-olla see on siis ärimüügi kontekstis, et sa liigud nagu natuke aeglasemalt. On see õige? No ma ütleks, et kuidas jõhkralt palju müüki teha? Mis küsimus oli? kuidas nagu müüa? Ma ütleks, et see kõik tuleb praktikaga. Ikkagi. Aga sa oled ka ju mingid müügikoolitusi läbinud? Müügikoolitused. Sa nagu ei jälgi seda või? Jälgin küll. Mis jälgin? See on nagu sükene asi, mis sa võtad endale külge. Sa teed mingisugust researchi, mingisuguseid asju, sa loed, võtad mingid raamatuid läbi. See on nagu sükene ekstra. See on nagu sükene...
tegelikult müük on nagu, ta tuleb iseenesest, ma ütleks, nagu ta tuleb, nagu praktika on kõige olulisem. See teooria osa on niisugune, sa võid jääda teooriat õppima ja teooria see ja teooria too. Lõpuks, kui sa midagi tead, aga sa ei tee, siis see on sama hea, kui sa ei teakski seda. Nii et lihtsalt tegemine, see on see kõige olulisem ja lihtsalt ajapikkuse lihvid need nurgad maha ja läheb järjest. Minu jaoks oli see vahe oli lihtsalt see, et kui ma tulin USA-st raamatuid müümast ja meil on ees on nagu siuke skript, mida sa põhimõtteliselt sõna-sõnalt jälgid. Nüüd, kui nagu Eestisse tulla ja ütleme niimoodi, et kui sa proovid ärimüüki teha ja seal mingit skripti jälgida, siis inimene vaatab, et nagu ma ei taha selle tüübiga äri teha, sest et ta on kinni selles, vaata. Muidugi, sa oled kinni selles, sellepärast, et mis energia sul kandub, vaata, kui sa midagi üritad. See on see üritamise probleem. Tegelikult sul elus, vaata, need asjad lihtsalt tulevad iseenesest need kukuvad ise sul sülle nagu igas olukorras. Ei pea midagi üle mõtlema või üritama, vaid elu juhtub täpselt nii, nagu see peab juhtuma. Ja see kõik tuleb lihtsalt sujuvalt, nagu sujuvus. See müügiteksti osa, see võib üle nagu panna, vaata, et sa nagu saad aru, et mingi vend nagu oma kasu peal üritab sulle midagi müüa, vaata. Ja see nagu kohe, kui sa kõrvalt kuulad, nagu see on hästi oluline, et kui sa kõrvalt kuulad seda, siis kuidas see tundub? Kas see tundub nagu, kui ta näiteks sa oleksid võõramaalased ja sa kuulad kõrvalt seda vestlust, siis kas see kõlab nagu, nad räägivad nagu fantastilisest ajast, fantastilisest asjast, nagu neil on äärmiselt hea olla. Või siis nad kõlab nagu nad räägivad mingist haigusest või mingist nagu et haigus, sa mõtled nagu halvasti? Jaa, nagu et nagu ma saan aru, mingi müügitekst, mingi siuke ta ei ole emotsiooni ja sujuvust. Et ikkagi ta on nagu kahe inimese dialoog on see. See on nagu vestlus sõbraga kõige paremini öeldes on ju. On müük. Vestlus sõbraga sa saad kõige paremini läbi selle inimesega ja siis muuseas muidugi miks mitte. Loogiline, et ta peab võtma selle või kuidagi, kui on see struktuur hästi seotud niimoodi, et see on ikkagi sa näitad seda hoolivust, sa saad teada need vajadused, sa saad teada need valupunktid, mis tal on. Siis vajutad nende peale? No sa veits nagu kuulad teda, et sul on see ja okei, kuidas sellega on siis ja kuidas see, mis seal, okei. Kuule, okei, tead, mis ma näitan sulle? Kuule, et siuke päris hea asi sulle võib-olla meil. Siis tõmbad tupsukarbi välja? Jaa. Tava ja mõtlen ära. Ei, aga miks siis osad on nagu halvemad müügiinimesed kui teised? Miks osadel tuleb hästi välja? No üks asi on praktika kindlasti. Nagu lihtsalt, et harjutamine või? Jaa, see on kõige olulisem, ma ütleks. Siis on see mindset ise, et sa mindseti treenid. Mis see tähendab? No jälle, et kas müügipunktis olles või kus iganes, no ütleme, et sa ei lase ligi neid negatiivseid emotsioone, ja sa oled positiivne, sa oled meeldiv. Ja see nagu sa nagu kägistad neid. Põhimõtteliselt. Sorry, ma segan. Kurat, see on see teine teema reis, et kui on sõltuvus, siis kägistad seda sõltuvust. Aga negatiivsed emotsioone või mis mõttes sa ei lase ligi? Ei no, need tulevad, mis paneb neid tulema? No muidugi need on osa sinust,
mis paneb neid tulema? Tihtipeale ongi see, et see on lihtsalt nagu karma sellest minevikust, et sa oled minevikus mõelnud negatiivselt midagi või tundnud midagi negatiivset ja siis see tuleb järgmisesse hetke sulle ka kaasa. Yeah. Ja see nagu rikub ära selle, sellest tuleb mõelda pigem positiivsesse poole. Et mida rohkem sa positiivselt mõtled, seda rohkem sa neid positiivseid neuroloogilisi kanaleid endale lood ja siis sa hakkad neid uuesti kõndima vaata. Ja siis su elu ongi lihtsalt üks suur positiivsus ja üks suur nii-öelda oled nii-öelda blissed out. Sa oled või? No sinna tuleb vähemalt jõuda. Nagu. Tuleb jõuda. Sinna tuleb jõuda vähemalt. Isegi kui täiesti 100% ole, 100% on võimalik, 100% tuleb sihtida ja nagu ma ei kujuta mitte ühtegi situatsiooni ette, kus tuleb kasuks negatiivne mindset või negatiivne mõtlemine. Ükskõik mille tegemine. Müük on siis nagu minu kogemusel on ka ülihea praktika nagu selle harjutamiseks. Ja. Sest sa peadki olema kogu aeg ja sa enne rääkisid ka vaata, et kui keegi teine kuulaks nagu pealt, aga see tähendabki seda, et kuidas siis seda teed. Üks võimalus on, et sa lindistad ennast, teine võimalus on see, et sa nagu tuledki enda peast ja kehast natuke välja ja siis proovid nagu kahe inimese või kahes rollis korraga olla see, kes teeb ja see, kes nagu jälgib. On nii või? Kuidas? Kuidas sa seletaks? Põhimõtteliselt jah. Seal on see, et sa pead oskama küsida ka nagu neid õigeid küsimusi, et mis nagu müüki edasi viivad, et see tuleb ka nagu kogemusega rohkem, neid võib muidugi kirja panna ja neid nagu lugeda vahetevahel. Sa teed nii või? Ma olen teinud nii, et tuleb midagi head, siis panen kirja. Ja ma ikka olen igast asju kirja pannud. Et ikka ta aitab, jah. Lihtsalt see praktika on nagu see, mis annab ikka kõige rohkem. Ja. Et lõputult nagu ei saa asju vist kirja panna ja korjata neid, sest elu ei ole nagu sükene. Ei no ma saan aru, nagu mul on... Iga olukorra jaoks on täpselt see õige, see nagu tekst ja situatsioon ja täpselt, kuidas see peab minema, vaid igas jälle tuleb nagu, iga situatsioon on erinev. Ja. Normaalne. Kus sa oled kogu aeg nagu nautinud müüki või? Jaa, olen küll jah. Sellest saadik, kui Enne tupsu müümist ka? Ma ei tea, mis ma siis müüsin enne tupsu. Väga vist ei müünud midagi. Aga ma nautisin tõsiselt seda. Sest et minu jaoks ma tegin inimesi kogu aeg õnnelikuks. Ja see on nagu... et inimesed tulid minu juurde ja ma sain neile midagi anda, mis nad tahtsid. Okay. Ja see oli nagu palju olulisem kui kõik kooliõpingud ja ükskõik mis muu nagu elus toimus, et see oli nagu mul see kõige ilusam osa, ma ütleks, et minu jaoks nagu. Tupsu müümine. Lihtsalt see õnnelikkuse pakkumine. Ei, ma saan aru, jah. Ja lõpuks oli sul seltskond koos. Tupsu tegijad, ma ei tea, ootavad järjekorras või mis iganes. Kuidas see välja näeb? Nad kirjutavad. See on kõik nagu, see on kujutelm. Midagi sükest nagu, ma ei tea, sükest asja ei saagi juhtuda. Seda pole kunagi juhtunud. Aga sa oled seal kuskil koolis. Sa seisad ja siis nad kogunevad ja nad lähevad järjekorda isegi. No tavaliselt ma jõudsin palju hiljem kooli kui teised. Okay, ja nad olid juba järjekorras, kui ma jõudsin. Olid nii või? Oota, kus nad? See läheb jälle. See läheb liiga? Ei, aga ma See on ammu tegelikult, see on ammu. Ei, aga see on ammu. Ma ei tea, kas seda üldse kunagi juhtuski. Et me ei tea seda nagu selles suhtes.
Jaa, jah , sest see on, me ei tea tegelikult tõesti. see on nagu siuke podcasti jaoks välja mõeldud . Välja mõeldud, me elame simulatsioonis, jah , nii et me ei tea, kas see on, me eile olime sama inimene. aga kui sa peaksid ette kujutama siukest filmi, vaata , et mingi tüüp, nagu siuke koolimaja, noh , vahet pole, kus kohas Eestis mingi koht on ju, ja siis tuleb üks tüüp sisse , tulebki üks tüüp sisse ja ta läheb kooli ja siis ongi, seal on nagu siuke järjekord või ? Palju seal inimesi järjekorras seisab ? Ma ükskord vist lugesin mingi 6-7 ikka. Aga nad ise võtavad järjekorda või ? Jah. Ja ongi nii ? Ja rahad peas, jah. Okei, ja siis ja järjest igaüks tuleb, ta teeb mingisuguse tehingu ja siis ta muutub õnnelikuks. Jah, mingi oma soovitud, nagu kõik sordid olid valikus ja siis ta on õnnelik. Olid või nagu me ikkagi kujutleme ette? Olid kunagi teises dimensioonis? Jah, teises. Okei, ja igaüks muutus nagu natuke õnnelikumaks ja siis sul nagu see meeldis? Siis ei olnud... Või mitte sul, sorry, sellele inimesele, kes sinna kooli tuli sisse, see kujutletav inimene. Jah, täpselt. Ja siis minu kujutletavad inimesel oli ka nagu hea meel seda teha ja Eestis ei olnud neid oli, need valge pulbriga, need tulid alles hiljem vaata. Oot, mis valge pulbriga? Need nikotiinipadjad. Okei, jah. Need tulid hiljem. Nii et nagu turgu oli, vaat nikotiin, ta gümnasistid ja kõik nii edasi, vaata, tegid siuksed kangemaid tupse, aga Aga mis need põhikooli ja alkoholi omad siis tegid? Ma ei müünud endast noorematele. Okay. Ma oli väga üksiku... Võt sina või see kujutletav tüüp? Tähendab, ei olnud kedagi, see läheb nii. Ei, ma lihtsalt nagu, et me mõtleme nagu välja mingi karakteri, vaata, ja siis see on nagu siuke film, mida ette kujutada. Aga seal ei ole ühtegi nagu päris inimest selles suhtes. Et vahel nagu podcasti ka kuulavad siuksed riigivõimud või asjad ja siis neile tegelikult meeldivad rohkem siuksed nagu välja mõeldud lood, vaata. Mõistad? Ma mõistan, jah. Ja siis nad saavad ja AI saab selle nagu välja tõmmata kuskilt perseaugust ja sõita neile. Okei, aga see inimene, kes sinna kooli läks, ta müüs ainult enda vanustele või endast vanematele? Ta müüs endast vanematele enamasti, lihtsalt paar üksikut olid normaalsed ka, vaata. Okay. Kohe, kui tulid mingi siuke noorem vend, siis ma ütlesin tihti peale ära. Siis ta ütles ära. Ja siis ikkagi oli keegi, kes tuli mu juurde nagu, kuule, mul seda, kes oli vanem minust. Siis ma nagu, kuule, ma tean, mis sa teed. Sa lähed, siis ta annad selle talle, ja. Just, vaata, sa minult ei saanud seda, ja. Ja sa tead, mis sa teed. Järgmine hetk, koridor on ketti täis. Ja see väike tüüp? See väike tüüp lihtsalt pani ketti igale poole ja kes süüdi on? See vend, kes talle andis selle tere. Mitte mina, Nii et tere, see oli väga fucking napikas olukord, tere, ma räägin sulle. Ei, ma lugesin hästi, tere. Õnneks. No aga see on nagu hea, kui palju seal kasum oli, võib olla siukses? €50 või siis 2 eurot ühe karbi pealt. Enamasti 2 eurot. Sest et ma ei ostnud seda Rootsist, ma käisin Mustamäel ostmas. Ehk siis seal oli veel üks vahelüli oli vahel? Ja. Et, Okay. Aga see on nagu siuke äri siis, et enamus saavad väga õnnelikuks, aga ja osad oksendavad koridori täis,
ja aga ta pakub ikkagi, kas ta nagu niisugust väärtust pakub või? Nikotiin on mis kõigis olemas tegelikult. On või? Jah. Sa tegelikult hakkasid enne podcasti rääkima natuke teaduspõhisest asjast ja sa enne mainisid ka, et sa tead päris palju nikotiinist ja nendest toodetest. Mis siis see meie kehas olemas? Kus kohas see on? See on minu teada mingi rakus. Rakus? Okay. Ma ei ole teadlane, aga ma rääkisin paariga ja üks soovitaski ja ei ta, see on toitudes, see on meie kehas olemas, lihtsalt selle juurde tarbimine balansseerib seda ja lihtsalt see nikotiin ise nii kahjulik ei ole. Kui sa just üle ei tarbi, on ju. Kui just see viis, kuidas sa tarbid seda, et kui sa tõmbad mingid kopsudesse mingid e-sigaretti või mingi vedelikke või mingisuguseid suitsu, siis see ongi see kõige kahjulikum osa. See on päris kahjulik ikkagi. Ma kujutan ette, jah. Ja lihtsalt, kui sa võtad puhast nikotiini, kuidas sa võtad puhast nikotiini? No see teadlane, kellega ma rääkisin, tema võttis skruffi. Ta ütles, et ta... Skruff on see padi, seal on ka see valge pulber sees. Jah. Ta ütles, et seal on kõige vähem neid lisakemikaale. Ja põhiliselt ainult puhas nikotiin siis? Jah. Põhimõtteliselt küll. Ja ta ise mikrodoosib, ta on biohacker ise. Biohacker, selline influencer. Need on väga süksed... Väga huvitav. Fancy'd sõna. Ja ma järgmine päev kirjutasin talle ja küsisin midagi nende uute nikotiinstrippide kohta. Ja tuli lihtsalt, see lihtsalt näitas, see vend on nagu 400 IQ, ta nagu paneb nii palju teksti. Äkki ta tõesti teab. Äkki ta lasi ChatGPT-l kirjutada? No vahet pole, mis ta rääkis seal siis? Või... Ma isegi ei jõudnud kõike läbi. See oli alles hiljuti. See oli alles hiljuti seda. Mul on palju tegemist olnud, seda ka meil tõesti väga palju. See on äärmiselt intelligentne inimene ja ta teab seda lihtsalt kui sa üle 10 milligrammi ei tarbi, siis ilmselt on nagu fine. Aga ta on sõltuvust tekitav? Sõltuvust tekitav, ma ei soovita mitte kellegile. Okay, mitte kellegile, kindlasti mitte. See on selge, kindlasti mitte, aga tal on mingid positiivsed eelised. Mingid positiivsed eelised, mingid negatiivsed eelised. Mis on negatiivsed? Mis positiivsed, mis on negatiivsed? Ma arvan, et täitsa nagu pealaest varvastani on negatiivseid. Negatiivseid, jah? Ma arvan küll, Aga mis seal varvastas on näiteks? Ma arvan, et veri ei juba varvastasse, Kui sa tarbid nikotiini? Ja juuksed kukuvad peast ära. On päriselt või? Võib-olla. Nagu üks ots on siin ja teine on seal. See veriringlus on küll üks asi, vaata. Teine asi on kõik südame. Sul näiteks nikotiini tarvitajatel on käed külmad. Nii. Sest veriringlusega on midagi nagu... Ta on nagu kehvem. Aga seal on nagu vahe sõltuvusel ja sellel teadlikul tarbimisel ja enamus inimesed ei tarbi teadlikult, nad ei suuda seda teha. Sa oled ka... Kaasa arvatud... Kes see? Ka võib-olla... Ja viimasel ajal tegelikult on läinud aina paremaks vaata. Sellepärast, et mida rohkem sul tuleb see positiivne. Mul? Või sul? Kelle? See, kui sul juba on olla jumala hea. Olla jumala hea, nii. Siis sul ei ole vaja tarbida midagi. Aha. See on ka nagu see. Aga nikotiin põhiasi, mis ta aitab keskenduda, on ju? Teeb vereringega, teeb trillala-trullala, on ju? Ta on hommikul ju sükke, ma olen ka proovinud, siis hommikul tõmbab ikka seedimise käima küll. Tahaks nagu sinna vetsu poole spurtida. Ma tean ühte meest, tal ei töötagi seedimine enne, kui ta tarbib nikotiini.
iga hommik. Nagu ta sööb Jah, ja tal tuleb lihtsalt, kõik on umbes. kõik. Kõik nagu ta toit on lihtsalt sees umbes. Okei. Ja ta tõmbab suitsu ja ta läheb alla. Ja ta rääkis arstidega ja ta ei saagi maha jätta nagu. Arstid ütlesid ka, et põhimõtteliselt paned selle 25 milligrammise killa alla ja siis mingi Vene sõjaväes tõmbas palju suitsu ja aha. midagi siukest. No ei no ma tean, ma olen ka kuulnud, et sellel on siukseid positiivseid asju veel. Ta on, ma ütleks, ta on narkootikum ikkagi. Narkootikum? No ta aktiveerib, ta on nagu selline aine, mis konkreetselt ta on nagu ta töötab iga aju retseptoriga. Siis seda ei tee mitte ükski narkootikum isegi. Sellepärast on nikotiini võimas. Ta reaalselt töötab iga aju retseptoriga. Okei. Ja sellepärast on sul nagu siuke kaif sellest ja maha jätta on raskest. See, no põhimõtteliselt me võtsimegi siis niivõrd kokku selle, et siuke kaif on hea, maha jätta raske, see on halb. See teeb asja selle võrra lihtsamaks. Üks toode on veel, müstiline toode, ma ei tea, kas sa tahad rääkida sellest. Yeah. Sa tead, millest ma räägin? No. Selle nimi on Rapé tubakas. Rapé tubakas. Mis sa sellest tead? Kurat, iga kord, kui ma mõtlen Rapé tubakast. Nii. Ma kujutan ette neid kuradi indiaanlasi, vaata, kes nagu nad on mingi oma telgis ja siis puhuvad sulle mingit tolmu näkku ja sa oled seal mingi, saad mingid, näed mingi värve ja värki nagu. Äkki nad näevadki? No, kuhu su jutt tüürib? Mul on Rapéd. Ma mõtlesin, ma proovin ära. Kas see on legaalne või? Ma ei ole kindel. Ma ei tea seda, kus ma peaksin teada. Ma ei ole mingi juurat õppinud või midagi. Oota, aga seda saab guugeldada ju. Ma korra guugeldan. No ta on tubakas tehniliselt. Ta ei tohiks olla... Kas ta ongi lihtsalt tubakas või tead sa selle kohta midagi? Ma ei tea, mis nad sinna veel panevad. Rapé... Et ta on nagu miks millegist või? See on minu teada tubakas ja nad lihtsalt töötlevad seda. Okei. See on töödeldud tubakas nagu nuust tubakaks. Sa tõmbad ninna seda. Ja see on Rapé tubakas siis neile, kes ei tea, on selline, võib-olla olete mingi šamaani filmides näinud, kus on mingi šamaan tuleb, tal on mingi siuke toru, ta paneb sinna toru otsa, paneb siukest pulbrit, siis ta pistab selle toru sulle ninna ja puhub. Ja siis see tüüp, kellele lendab see ninna, siis ta on mingi... Ja siis, mis siis juhtub? Ja sa kirjeldasid seda, see viib su kohale. Yeah. Selling Rapé tobacco in Estonia, mostly illegal. Why? Because Rapé usually contains smokeless tobacco, snuff. Estonian law bans handling, selling smokeless tobacco products like snuff or chewing tobacco. Personal possession is usually not criminal, but importing or ordering online can cause problems. Ma märgin siin ära, me ei müü mitte midagi ja me ei impordi. Mina ei müü midagi. See on ainult, mis asi ta on? Ta on ainult legaalne. Näe, ta ütleb owning a small amount personally, usually tolerated. Et see on nagu, see on fine. Fine? Jah. Jah. No,
ühesõnaga, see on mingi sihuke snuff on siis see nagu ninna tõmmatav tubakas. Meil oli ka kooli ajal, kunagi oli snuff Ferrari siukses karbis punane, ma ei tea, kas sa oled näinud seda. Igatahes seal tõmbad ninna, jõle rõve, ta on nagu sihuke intensiivne. Käis ka läbi, jah. Tõmbas lõõrid puhtaks lihtsalt. Yeah. Sihuke, aga ta on sihuke käsimüügikas, vaata, Poolast kuskilt või kust iganes seda saab osta, aga see indiaanlaste värk, see on see õige värk. Et kui tubakal on mitu sorte ja üldiselt, mis meile antakse, on see nagu kõige sõltuvust tekitavam ja kõige vähem spirituaalsem. Sa räägid siis nagu mingi... No tõenäoliselt nii suureks see podcast ei lähe, aga siin hakkame rääkima brändidest Marlboro, LM. Kui ma ütleks, et need on halvad, siis nad tulevad kohe ja kägistavad mu ära. Nad ei ole kindlasti halvad, nad on sigaretide poolest Prima. Väga head. Marlboro, LM, väga head. Aga seal on mürk sees. Sa tahad öelda? No comment. Okei, sorry. Okei, aga rapee on hea. Seal ei ole mingit mürki, on ju? No igal pool on mürke tegelikult. Nii et, mis sa sellega mõtled? Igal pool on mürgid. Nagu me lihtsalt, me juba teame, et see on mürgid, me juba teame, et suitsetamine, see on... Paha. See ei ole nagu tervislik, on ju. Lihtsalt inimestel meeldib seda teha, et nagu, mis probleem sellega on. Et lihtsalt... Las siis teevad. Aga rapee tubakas on ikkagi, seda kasutatakse nagu tseremoniaalselt. See on seal. Sa ikka No aga kui sa soovid, nagu seda saab demonstreerida, siis... Mul on... Ma ju näen, kuhu see pea pöörab ja mida... Ma mõtlesin, kas ta on mul ikka olemas. Ta vist isegi on, jah. Sa tahad teha või? No ma arvan, et me peame siis saate lõppu tegema. Saate lõpus. Ja oota, kuidas see oli, et siuke isiklikuks tarbeks on okei? Jah, no siis on okei. Jah, ainult see toru täis. Toru täis? No see toru, mis sa rääkisid, mis puhuvad ninna, vaata. Aga sul ei ole seda toru? Mul ei ole seda toru, seda spetsiaalselt. Mul on üks teine toru. Oota, aga kas sa teed ka seda niimoodi, et üks paneb toru sisse ja siis teine nagu puhub? Ei, ma lihtsalt võtan märkmapaberiga ja tõmban sealt pealt. Okei. Ta on... Miks nad selle toruga teevad? No. See on siuke šamaanide traditsioon või midagi siukest? Ta on siuke mugav tööriist. Toru või? Jah. No mis nad seal leiutavad? Piipu sa ka ei tõmba käe seest, vaata. Tuvakat. Käsi põleb ära, vaata. Seal ka, noh. On siukene nagu üks tugev asi. Toru. Jah. Või mis ta on? Piip vist öeldakse selle kohta. Nad ütlevad just piip. Aga ta ei ole piip, kus sa põletad, vaid kuidagi lased sisse. See on kuidagi nüüd on minu meelest see rapee värk on populaarseks muutunud. Ma olen seda siin Eesti selles ühes podcastis oli ka kuulda. Meil Eesti suurkoomik Maiduk käis ka kuskil Lõuna-Ameerikas ja seal on ka, nad on teinud siuksed turismipunktid ja nüüd nad siis müüvad ja pakuvad rapeed. Aga on sellel sinu kogemusel mingi siuke erilisem efekt ka kui tavalisel tubakal või ta on ikkagi nagu suht siuke tavaline ja oleneb siis, et kuidas sa nagu teed seda, et teedki tseremoniaalselt, siis tuleb efekt ka tseremoniaalsem. Jah, see on täitsa tõsi ja seda peaks ikkagi tegema otspäraselt, et see rituaal on suht oluline osa selle juures.
sest muidu sa lihtsalt nagu, kui sa tõmbad seda suvalt, kuritarvitad seda või midagi, on ju. jah, Siis mul ühel tuttaval oli tegelikult. No natukene tean, et ta hakkas seda nagu rohkem tegema iga päev juba, nagu ma ei tea, mitu korda võib-olla. jah. Ja siis tal tekkis siia siuke valu kulmude vahele. No nii. See kahe See silma on ta vahele. 3. silm. Ja, tekkis valu ja ära ei läinud. Siis ta pidi Lõuna-Ameerikas minema nõid võttis ära, tegi korda. Ja läkski ära või? Ja. Kaua ta kannatas selle valu all siis? Ta ütles, et täitsa mitu kuud oli. Täitsa üle paari kuu. Nii kaua? Ja päris kaua ja lihtsalt valutab siit. Aga ta tegi veel, samal ajal tegi veel juurde seda rapeed või? See on jälle mingi kujutletav sõber. Ütleme siis niimoodi. Ma ei tea, kas ta siis tegi, võib-olla siis ta lõpetas, ma arvan, jah. Aga kas see šamaan ütles ka midagi, et mis siis juhtus? No sellel on tubakal, see on nagu meditsiin. Seal on vaim sees, vaata. Okay. Ja siis, kui sa kuritarvitad seda, siis see vaim muutub pahaseks. Okay. Miks sa näed? See vaim on paha, ma saaks ka pahaseks, kui keegi kuritarvitaks mind. jah. Nii. Ja siis see vaim nagu teeb sulle midagi? No siis tal tuligi see valu, vaata. Jah. Ja ära ei saa, lihtsalt peab nõia juurde minema. Ja nõid sai kohe lahti sellest. Oota, kuhu ta läks siis Lõuna-Ameerikasse või? Oligi? Mingid hõimud. Sellised. Normaalne. Äkki peaks siia... Ma arvan, et siin Eestis käivad ka siuksed. Nad teevad ju igasuguseid rituaale. Ja... Nagu need... Need hõimu nõiad. Polegi näinud. Lähme otsime, võime vabalt üles otsida. Ma arvan, et nad liiguvad Tallinnas ka. Aga ma lihtsalt olen kuulnud, et kui tehakse neid mingisuguseid ajuaska tseremooniaid ja muid asju, vaata, siis seal on nagu, need nõiad tulevad kuskilt šamaani džunglist. Ja nad võtavad ka sult nagu naksti selle kurja vaimu ära. Aga huvitav, mis selle kurja vaimuga nagu saab? Kuidas võtsid selle tupsu, nüüd hoiad lihtsalt käes või? Ei, ma panen selle alla. Aga mis need... Mis need kurjad vaimud siis teevad? Sul on kuri vaim tulnud või? Kuule, ma ei tea, mul on siuke tunne küll olnud kunagi. Kuidas? Mis siis? See oli... Ma olen siuke tunne, et tuli ka nagu mingisugusest substantsist. Ja alkoholist võib-olla. Okay. Tuli siuke kuri vaim. Nii. No, võib-olla võib tulla küll. Aga kuidas mis see vaim sinu puhul hakkas? Me ei pea rääkima seda, aga... Sest ma olen kuulnud, et kõiki nende ainetega on nagu siuke, et mingid asjad võivad võimenduda, aga samas sa tõmbad nagu omal teadvust alla ja kui su teadvus on nagu all, siis see avab siukse akna sellel kurjal vaimul või teemonil tulla sugema sind. Ja ma arvan küll, jah. Ei, see oli nagu, ma arvan, et see oli ka nagu hea, et ma tähele panin seda, sest et siis ma jätsin maha joomise, vaata. Et, või ma hakkasin karsklaseks sellest. Täitsa. Sest et, see ilmselt
jah, nagu täiesti nulli. täiesti nulli. Ja see pärast seda enam ei ole. Aga nüüd võiks olla ka argument, et see kuri vaim ei ole üldse kuri vaim, vaid ta on hea vaim. Ta tuli selleks sisse, et šahmat teha. Jah. Nii-öelda tumedusest saab valgus öelda. Kurat, ei, ma arvan, et kurjad vaimud, need ei ole üldse siuksed haruldased asjad. Kas sa tunned, et sa oled praegu heade vaimudega nagu kaitstud? Ma ei tea, ma arvan, et kõik vaimud eksisteerivad meie ümber kogu aeg nagu. Yeah. Kogu aeg. Nagu meis on nagu kõik ilmselgelt meie oleme praegu, on ju. See on see, mida meie praegu näeme, võib-olla siin on veel miljon nagu. Miljon halba, miljon on head. Aga mis see siis vahe on nagu see, et kas nad saavad sinu siis nagu keha ja süsteemi mõjutada? Need on hästi abstraktsed mõtted, ma koha peal ka ise täitsa mõtlen. See on siuke huvitav. Ma ei tea vaimudest tegelikult väga midagi. Ma võin ainult ühe unenäo rääkida. Mul oli huvitav või? Ja. Mul oli siuke unenägu, et kui ma Tartus elasin, siis ma sõitsin siukses autos ja minu kõrval, ma olin nagu kõrvalistuja toolis ja kõrval keegi juhtis autot ja siis seal me sõitsime, kuskil oli siuke suur laohoone maha jäetud, tühi täiesti seest ja me läksime sinna ja seal oligi vaim, oli sees nagu hõljus seal kuskil, nagu unenägu ikka, miski ei ole loogiline ja nii edasi. Vaim hõljub seal ja siis ta nagu tunnetus oli siuke, et see vaim on nagu ta on nagu kinni ja ta on nagu ängis, vaata, ta tunneb nagu ängi siukest. Ja siis ma mingi hetk küsisin talt, et ei, see läks niimoodi, et ta oligi seal ängis ja ma hullult tundsin nagu seda, et tal on paha olla seal ja siis ma ärkasin ülesse ja see oli esimene kord ja vist ainuke kord mu elus, kus ma nagu võpatasin niimoodi ülesse ja külm higi ja kõik siuksed, nagu filmis vaata, ja siis on mingi higistad ja värki. Ja siis oli nagu siuke terroritunne või nagu siuke, ma ei oska öelda, kas hirmus, aga nagu siuke, et uuesti magama ei saa jääda ja siis ma nagu korra nagu mõtlesin selle peale, et mis nagu toimub, siis ma mõtlesin, et kurat, ma pean midagi tegema sellega, sest kui ma praegu ignoreerin seda, siis see kuskile tahaplaanile jääb see nagu tunne ja see värk nagu alles, vaata. Siis ma mõtlesin, et ma olin äsja hakanud siis meditatsiooni ja siukse asjaga tegelema ja mõtlesin, et ma siis nagu istun voodi peale ja hakkan nagu mediteerima. Ja siis istusingi ja kohe läks nagu sinna unenäosse tagasi. Ja olin seal, ma nagu kujutasin seda ette, aga nagu see stsenaarium võttiski kohe üle ja et ma olen nagu seal sees, ma olin jälle seal laohoones, see sama vaim oli seal, siis ma mõtlesin, et ma lähen siis nagu küsin talt, siis ma küsisingi, et miks sa nagu oled siin, et sa ei pea ju olema ja siis see vaim nagu lahustus ära. Ja siis pärast seda oli nagu ülim kergendus. Ja oli hea olla. Ja see on minu kogemus vaimuga. Et sa nagu tegelesid ära temaga ja ta sai minna oma teed rahus. No see oli nagu siuke olukord, et see vaim oli seal nagu ängis ja ta oli nagu kinni. Ta nagu ei osanud ise ära minna, aga minu jaoks oli see nagu hästi elementaarne, et kui sa ei taha, sa ei pea siin olema, sa võid ära minna, vaata. Ja siis ma lihtsalt nagu küsisin talt selle, et kas sa saad aru, et sa ei pea ja siis ta sai nagu justkui aru ja siis ta tõmbas uttu. Siuke värk. Vapšee, päris äge. Jah, vaim. Aga jah. See on hea, et see niimoodi positiivselt lahenes.
ei, aga mul oli reaalselt siuke tunne, et kui ma oleks seal nagu selle tunde ja asjaga olnud, noh siis see oleks jäänud ja siuke, et seal nagu väga selles suhtes ei olnud küsimustki, et selle vaimuga tuli tegeleda. See vaim pidi aru saama, et mis toimub, vaata. Vahel tuleb nagu siuke jalg maha panna ja öelda vaimule, et noh, oleks võinud ka konkreetsemalt öelda, et nüüd on nii, tõmba uttu siit. Aga ma arvan, et see sai nagu väga siukse neutraalselt tehtud, et kuule, et sa ei pea siin olema ja vaatis ta sai aru. Muidu oleks veel ähvardama, noh vaimu sai ähvarda ka mingi relva või asja, aga tal on nagu, tal läheb kuul, läheb läbi. Jah. Sul on siukseid kogemusi vaimu tegeleda? Kurat, vist ei ole tegelikult. Tegelikult sealt saab nagu kuidagi, alati saab nagu kuidagi positiivselt välja sellest vaimu olukorrast, et sa kuidagi mõtestad need kõik asjad, et kui sa ise oled nagu ülimalt optimistlik ja lihtsalt liigud oma eesmärgi suunas, mis sa tead, et on hea, siis ükskõik, kes su kõrval on, ka tunneb seda. Et see vaim samamoodi. Et sa nagu põhimõtteliselt müüd talle idee maha ja siis ta hakkab isegi aitama sind või midagi. No ikka, jah. Kurat, see müük läheb ikka päris kaugele, nagu me saame tegelikult saame, me saame vaimudele ka ideid ja asju müüa või noh, nagu siukseid. On ju nii? Jah. Ma praegu mõtlesin, vaata, ma enne mainisin seda kägistamist. Kas sa ei arva, et tegelikult võib-olla, noh, see kägistamine tuleb sellest kontekstist, et kui sul on mingi sõltuvus või asi, et siis sa nagu kägistad seda, on ju. Mis ta siis pärast seda sõltuvus või kägistamist teeb, ta nagu, noh, talle ei meeldi see kägistamine, sest ta võib-olla annab järgi. Aga võib-olla peaks ka neile, ma praegu koha peal mõtlesin, võib-olla peaks ka neile sõltuvustele ja asjadele ise hoopis müüma maha mingi idee või nagu ka nagu siukse müügiprotsessi tegema, et kus sa võib-olla ka istud maha nendega, teed paar õlle, räägid. Seal sa oled ka nagu kuidagi, sa pead ise olema müüdud. Jah. Sa oled ise müüdud, et see on hea ja sa lihtsalt ise oled nii vaimustuses. Et nagu sõltuvus läheb ka ära. Et ütleme, jah. Et ongi nii hea, et ei ole vaja. Aga sa müügis siis, sa ütleks ka, et üks olulisemaid asju on nagu siuke, et sa oled ise täiesti müüdud sellest produktist või sellest, mida sa pakud, on ju? Ikka, jah, ikka. Ta oleneb jälle sellest kliendist endast, et mis tema vajadused on. Et vahepeal on mingid head pointid, millest läbi murda on nii-öelda raskem, tuleb olla põhjalikum ja nagu märgata igat pisidetaili, kus võib olla nagu see mingi üks detail, mis on see otsustav, mis teeb ära selle müügi. Et seal tuleb nagu jälgida, et klient ise nagu räägib, siis sa ütled, oota, aga siis, sa ütlesid seda, on ju. Siis kurat saaks kuidas siis sellega on, see nagu ja siis tuleb nagu välja terve teine maailm. See on nagu, siis nagu sobib. Et sinna tuleb rohkem nagu jõud, et ma ei tea, kui igal inimesel ei ole seda toodet vaja, siis lihtsalt on vajagi kaardistada rohkem ja saada kõik see informatsioon, mille põhjal teha, et see tõesti oleks nagu kliendipõhine, et klient saaks aru, et ta seda vaja on, sest mõnel on vaja seda vähem kui teistel. Mõned on nagu no problem,
aga mõndadel on nagu, mul on praegu väga hea olla. ja siis nad hakkavad sulle seda maha müüma, miks neil on hea olla. Siis sina proovid aru saada, mis neil veel. Kuidas saaks veel paremini või? Just. Et miks neil seda vaja võiks olla, on ju. Seal on päris palju, minu jaoks on ka kogu suhtlus ja sihuke müük ja see on sihuke huvitav nagu mentaalne sihuke navigeerimine, kus sa lähedki nagu kuskil peas mingid mõtetes ja kujutelmates kuskil nagu navigeerid. Muidu sa lähed nagu metsa matkama, vaata. Sa oled selle füüsilise kehaga, sa oled metsas ja sa pead kuhugi minema, sa pead selle tee välja mõtlema või midagi sellist. Müük on nagu sama asi, vaata, aga nagu kuskil mõttetasandil ja emotsioonid tulevad ka mängu. Umbes nii on. Jah, täpselt nii ongi, jah. Kurat, päris huvitav. Ma tahakski ise ka päris põnev oleks, kui saaks siit podcastist mingid mõtted, mida saaks ise rakendada. Sest kus mul see üks idee oligi, et miks sinuga maha istuda ja arutada mingeid müügi sükseid asju, oligi, ma tegin oma esimese sükse müügi maha istumise, kus ma ka siis võtsin pähe, et ma enam nagu otseselt ei müü talle, vaid ma lihtsalt nagu istun, kuulan, küsin küsimusi, räägin ja ei löögi nagu midagi, me ei pea nagu täna midagi lukku lööma või midagi sellist, vaid me siin vaikselt nagu aretame seda kliendi suhtlust ja kui tema soov on see, et davai, nüüd on vaja see lukku lüüa, siis tuleb see otsus ka teha, on ju. Aga nagu natuke teistmoodi lähenesin sellele või tegelikult päris palju ja tulemus oli selles suhtes tundus nagu päris hea. Ma ei tea veel tulemust, tehing ei ole lukus, aga jah. Et see close faas võiks tulla nagu nii naturaalselt kui võimalik, et mõned lihtsalt jõuavad close faasi, siis hakkavad nagu suruma seda peale, vaata. Et seal ei ole enam seda põhjalikku kaardistamist, kuigi tegelikult see põhiline fookus võiks olla aidata klienti, et sa lihtsalt õpid, mida tal vaja on ja sa annad selle, mida tal vaja on. Selle asemel, et lihtsalt close'id kogu aeg. Et kõige parem müük ongi see, kus close'i põhimõtteliselt et see nagu iseenesest juhtub. Nagu klient ise ütleb close'i. Okei, ma võtan ära. Lihtsalt üks hetk juhtub lihtsalt. See on kõige parem müük. See on nagu siuke ka kõige parem tunne jääb nagu mõlemale ka, on ju. Et see on... Muidugi, absoluutselt. Jah. Aga vahel tuleb nagu siuke konkreetsem otsus ka teha. Ütled, et see on siin, nüüd davai, käi raha välja. Vahepeal, ja vaat, mis mina panen enda puhul tähele, mul ongi see close veel siukene ligadi-logadi natukene, et seda ma pean veel harjutama. Et mul tulevadki üldiselt close'id iseenesest. Et see close'i osa, et mõnel kliendil see võib-olla tõesti aitab, kui sa nagu teed väga hea close'i. Et põhimõtteliselt jah, võtadki kõik kasud kokku, nagu võtad, et kuule, et sulle meeldis ju see ja siis sulle need asjad ei meeldinud. Mis sa arvaksid, kui sul ei oleks enam selliseid probleeme üldse, et saaksid rahulikult minna koju, sul on kõik need probleemid lahendatud. Saad puhata. Sul, et miks mitte, on ju. Et siis, see ongi nagu close põhimõtteliselt.
mis siis, mis järgmine produkt on, mis müüma saab hakata? Snuus on müüdud, mis on mingid muud asjad on veel kindlasti ja tulevik on Eestis legaliseerida rapee-tubakas ja see lettidele tuua. Põhimõtteliselt küll. Nagu kõik legaliseerida. Ja alkoholi illegaliseerida. See nagu maha. Ja. ei tegelikult jah. No kumb, kas rapee-pood või siis alkopood, vaata. Rapee-pood. Pigem rapee-pood. Ma arvan, see oleks palju turvalisem nagu. Oota, aga teeme siis sellele rapeele demo ja vaatame siis, mis siis saab. Võt see on siis Eestis rapee-tubakas on isiklikuks tarbeks on täitsa okei. Yeah. Ja me ei tea, kas see üldse on rapee-tubakas või? See on koriander vist või? Jah, see on koriander. Just. Koriandrit võib tõmmata ninna nii palju kui tahad. See on koriander. Sünteesitud selline või kuidagi... Sa kunagi... Kõik ninna lihtsalt. Pane nina sisse. See on siukse huvitava kujuga, et see on, kus sa siukse potsiku said selle? Pole õrna aimugi. Reaalselt tuligi lihtsalt niimoodi, nagu kuidas nad seal teevad seda, ma ei tea, kas nad ma ei tea, kas nad ostavadki siukseid. See on vist spetsiaalselt äkki selle jaoks nagu tehas või? Okei. No igatahes siin on koriander, sellega saab toitu väga, väga maitsvaks teha, aga täna me lihtsalt katse mõttes, kuna keegi ei ole koriandrit väga ninna nagu tõmmanud, siis vaatame, et mis saab või. See on kuidagi mingi eriline koriander, tal on natuke teistsugune lõhn või midagi. Jah, mitte... Ai, jah. Kas sul seda lusikat ei ole või? Koriandrilusikat? Ei ole. Okei. Kurat, see on ikka kahtlane värk, aga mis seal ikka? Ma vist tõmban ikkagi suurema. Suurema? Veits suuremat toru teen. Aha. Lihtsalt nende jaoks vaata. Oota, see on siis... See on koriander, siuke koriander, millel on nagu tubakale sarnane efekt, on ju? Yeah. Ja ma ei oskagi rohkem väga midagi küsida. Mis plaan on? Näite? Põhimõtteliselt, kuidas see käib? Kuidas sa võtad selle? Alguses sa võtad selle, on ju? Yeah. Kui see on meditsiin, siis sa pead olema tänulik sellele. Nii. Sul peab olema kindel eesmärk sellega. Sa ei tohi seda liiga palju tarbida. Mis see tähendab kindel eesmärk? Kindel eesmärk, et sa tahad ennast ravida sellega. Okei. See teeb su terveks, see viib su otse su eesmärgini, et sa kujutad ette oma eesmärki. Ütleme näiteks, mis eesmärk on näiteks, ma ei tea. Mul on seal vision board isegi. Siuke klassikaline, maja, pere. Big business. Big business. Nice. Seal on see McLaren, aga see võib ka eni olla. Iseenesest siuke kiire auto võiks olla. Ilus naine, 2 last, 1 000 000 eurot, seda ma ei pannud sinna. 1 000 000 eurot. Ei on küll, seal on see rahaga ka. Yeah. Tervislik toit. Tava siuke. Yeah. Et kujutad ette kõike seda oma peas, paned oma silmad kinni ja hoiad seda siin ja lihtsalt nagu natukene mediteerid sellega. Jälle. On seal vahet ka kumb käsi, kumba pidi? Minu teada mitte.
Vot. Ja siis Nii. üldiselt nad panevad põlema ka midagi. Ja siis tule kohal nagu teevad. Viiruk või? Viiruk või me võime... Teeme. Sa võid selle lambi tuu, ma ei tea. Teeme lamp ka. Tossu. Teeme tossu. Oota, lamp. Lamp on ka. Siin on lamp. Ja siis... Siin on siuke asi. See on geniaalne lamp nagu. Lihtsalt, meil olid petrooliumi õlilambid kunagi. See on Indias, nad kasutavad alatasa siukest. Aga meil olid petrooliumi omad, mis olid ekstreemselt ohtlikud. Miks? Sest, et kui see läks mingi laiali, see nagu levitas tuld kohe. Aga siis siin on tehtud toiduõliga lamp, kus ümber läheb safe, tuli ei levi. Ja lihtsalt sul on vaja... Sa mõtled, muidu see õli hakkab põlema selle petrooli. Ja siin on lihtsalt pandud toiduõli, nagu, mida sa saad toidupoest. See on rapsiõli, tavaline rapsiõli. Kurjad vaimud ära. Opa. Ja siis nöör. Ja ongi kõik. Aga kuidas see nöör läheb nagu üles poole? Mis mõttes? Kuidas see nöör üles poole või kuidas see tuli nagu jääb? Et... Tuli jääb. Õli tuleb mööda nööri üles kogu aeg. Wow. See on tavaline. See on see puuvillast nöör ja õli ronib. Nii lihtne lihtsalt. See on väga lihtne. I love it nagu. Sul on vaja siukest. Mul on vaja siukest. Kui ma saan selle väikse anda sulle, aga mul igatahes. Nüüd on toss. Jah, siis teed niimoodi 3 korda. 1, 2, 3. Või oli 4 korda. Nii. Ja mis nüüd saab? Täitsa hirmus kohe. Mis edasi? Tee sina ka. 4 korda. Nii, ja siis võtad selle, paned selle sinna sisse, skuubid. Ikka, et see toru variant. Skuubid veits, nii-öelda. Veel või? Jah, no sellest piisab, ma arvan. No nii. Kõik see tuleb. Jep. Ei, see on hea kogus küll. See on hea kogus. Nii, mis nüüd saab? Nüüd... Ma juba tean, see läheb mul sinna... Võid seda ka korra hoida niimoodi. Tänulikkust näidata sellele ja eesmärk jälle. Ja siis tõmmata see sisse. Kummast otsast ma tõmban? Sellest osas, kus sa võtsid. Siit või? Ja, siis paned nina sinna ja siis tõmmad. Tseremoniaalne. See on õudne. Pahad vaimud on läinud. Kurat, see viib sinna gümnaasiumi aega tagasi küll, kus oli Ferrari'ga snuff. Kuule, siuke demo siis. Ma arvan, et see on hea koht, kus podcast ka kokku tõmmata. Jep. Mis su soovitused inimestel on? Proovige müüki. Kindlasti see... Miks sa nutad? I Heart Meditation. I Heart. Ja see kuradi pilt, vaata, mis sa saatsid. No... Meditatsioon ühesõnaga. Meditatsiooni promome. Jep. Jah.
igatahes aitäh, et tulid. Väga emotsionaalne, lõppes pisaratega, aga äge ja teine kordki. Jep. Nali, veel üks asi. Mis on? Üks äpp nimega Q-äpp. Q-äpp. Hästi huvitav, siukene numeroloogia vend tegi sellise äppi, kus saab vaadata põhimõtteliselt, mis liidab sul kokku numeroloogia numbrid. Igal inimesel on oma numbrid, millal nad sündisid. Ja siis need numbrid peaksid nagu midagi tähendama. Ja siis keegi, kes uuris seda, ta nägigi, et mingid head asjad juhtuvad teatud kuupäevadel, mingid halvad asjad juhtuvad teatud kuupäevadel ja aastatel. Ja siis seal nagu saab seda energiat nagu vaadata. See ongi nagu C-U-E, Q-äpp. Q-äpp, seda saab iga üks tõmmata mul. Ja põhimõtteliselt ta nüüd logis mind välja siit, aga... Sa tahtsid näidata? Mis seal teha? Kuidas seal saab siis inimene vaadata oma selle numbri või? Mis sinu number on? 7. Elutee number. Mis see tähendab? Ta on siis selline... Sa liidad kokku... jah. Mille? Oma sünni kuupäeva. Ehk siis minul on 23 veebruar 1994. Mis ma kokku liidan seal siis? Kõik need numbrid järjest. 2 + 3 on 5, 02 on 2, 7 ja siis 1994 ka või? Jah. 1, see on siis 18. Oota, mis 7? 19 pluss 30 või? 23 pluss 5 pluss 2, jah, 30. Mis see tähendab? See on vist number 3. Sest 3 + 0 on... Jah, 3. 3. Jah, kui ma ei eksi, siis on 3. Ja siis ta tähendab, et sa oled hästi kommunikeeriv ja sõbralik võib-olla, hästi rääkib. Jah. Nii. Ja siis ta näitab ka igasugused, vaata, mis aastal sa sündisid, et mis looma aasta see oli ja siis mis on su vastase aasta. Koer. Koer on mu sõbra aasta muidu. Sõbra aasta. Ja, ma olen hobuse. Hobuse. See aasta on hobune. Ja on küll, jah. Ja siis on sul need aastad, kus on nagu need vastase aastad. Ehk siis on mingi aasta, või mingi looma aasta, millega sa hästi läbi ei saa. Ja siis sellel aastal ei soovitata minna reisile, ei soovita teha mingisugust suurt muutusi või mingi sellist, et asjad võivad minna nagu sellised ja keegi uuris seda. Põhimõtteliselt inimesed tihtipeale surevad siis, kui on nende laste vastase aasta. Siuke teema ka. Et nagu, ja kui suures rikkad inimesed on näha, et rikkad inimesed jälgivad seda süsteemi. Nad meelega sünnitavad oma lapsi teatud kuupäevadel, et nendest tuleks... Ja siis, kui on seal piiri peal, siis naine, hoia natukene või midagi siuke. Põhimõtteliselt ongi nii, jah. Ongi nii? Ja. Assa, kurat. Jah. Oota, mis aastal sul tuleb siis? Mul on vaja sünnitada? Ma ei teagi. Ma ei tea, seda peab vaatama. Okei. Mis sa selle süsteemiga oled enda elus? Ma kuulasin kunagi räppi, on ju? Nii. Ja siis ma sain teada, et see on mingi, et on, ütleme näiteks Eminem on ju, Roti aasta, ma ei saa seda sitte kuulata. Ei saa? Ei saa. Et halb energia lihtsalt. Okay. Ja siis ma sain teada muusikat, mida ma saan kuulata. Ja see on väga hästi mõjunud. See on väga huvitav, see on nagu põhimõtteliselt uskumine. Kas sa usud mingisugust, mida saad uskuda?
lõpuks ainuke õige vastus on ma ei tea, ma ei tea, kas see on päris või mitte päris on ja see on siuke 50-50. Nii et ta on ka siuke 50–55%, noh, maksimaalselt 60% on ju, saad seda nagu võtta, noh, saad lihtsalt vaadata ja võtta seda. Aga seal on mingid süsteemid ikkagi selles suhtes, et seda mingit loogikat sellesse tuua on, ma saan aru, palju neid looma-aastaid on, see tsükkel on 12 või? Jah. Ja see, ma saan aru, on siuke nagu päikesetsükkel ikkagi, et see 12 aastat on nagu see täistsükkel ja noh, selle peale see nagu jagunebki, et seal mingisugune siuke nagu loogika on ja noh, nagu maailmas ikka asjad nagu korduvad ja on tsüklilised, et seal on siis, nagu sa ütlesid, et see vastand ei ole nagu kõige parem või? Jah, et kui see on simulatsioon, siis mille peal see põhineb? Numbrite on ju. Matemaatika. Ja kui sa saad võtta, et nagu iga asi elus juhtub täpselt nii nagu peab. See läheb mööda nagu siuke nagu siuke väike tuuleiil või nagu siukene lainetus lihtsalt. Kõik juhtub täpselt nii nagu peab juhtuma. Ja kui on kuidagi võimalik seda prediktida või kuidagi nagu näha, kuidas need numbrid või olukorrad, situatsioonid, kuidas need juhtuvad, miks need juhtuvad sellele olukorrale, nagu, kuidas need kõik kokku mängivad, siis ta võib olla siuke huvitav asi lihtsalt jälgida. Jep. Ja see on siis nagu iga 6 aasta tagant on nagu siuke mitte toetav ja siis, millal need sõbra-aastad on? Ongi, noh, ma olen hobuse aasta, sina oled koera aasta, siis on ka mul sõbra aasta ja sinul on jälle sõbra aasta ka, et hobuse aasta praegu. Jah. Vot. Ja Q-äpp. See peab elu paremini, libestab ära. Seda saab, see näitab isegi kalendriga, et mis energiaga päev on. Ja see nagu ma olen seda jälginud ja see peab jumala hästi paika, see on nagu, kui ma olen müügis on ju, teen müüki, siis ma nagu tunnen, et ma ei tea, täna on nagu kuidagi teistmoodi vibe või kuidagi inimesed on nagu siuksed, siis ma vaatan, et täitsa pikkas ongi mingisugune dramaatilise energia päev. Ja sellega tuleb kuidagi arvestada, et sa pead lihtsalt nagu ülevoolava positiivse emotsiooniga lendama ja siis inimesed on nagu vastuvõtlikud, et ise ka oled siukse teistmoodi energiaga teatud päevadel ja lihtsalt nagu lugeda seda natukene teadvustada, mõelda, siis nagu võib leida nagu väga palju head vajalikku. No davai, siis inimesed saavad minna Q-äppi ja vaadata. Ja... Tasuta promo, see pole su enda äpp? Ei ole minu äpp. Mul on enda äpp, aga ma varsti tulen välja sellega, seal saab teha omale vision board'i. Inimesed, kellel ei ole enda visioon täiesti paigas, siis selle jaoks olen välja töötanud siukse tööriista, mis iga päev saadab sulle ka raportit, pildi, milline võiks välja näha sinu visioon, see muidugi töötab AI-ga, sa oled andnud talle mingisugused pointerid ette ja ta aitab jõuda sul visioonini ja ma varsti tulen sellega välja ja võt nii. Nice. Jah. Väga hea. Normaalne. Igast abivahendid olemas. Jah. Rapee tubakast Q-äpini ja kõik muu vahepeal. Vot. Oota, on see? Tavai, midagi veel? Kurat, järgmiseks korraks. Midagi võib olla. Jep. Tavai. No, oli tore. Esimene podcast. Tänud. Tavai.